Ükskord ajaloos on Eesti rahval võimalus järgida absoluutselt kõiki reegleid. ning seeläbi saada vabaks. Ole alati kursis kõikide teadusuudistega. Ning pea kõikidest reeglitest kinni. See on Arula teadusnõukogu. Kogu. Tere, Eesti rahvas! Tervist! Tervist minu poolt. Alustame kohe sellest, et meil on teile saate lõpus üllatus. Ja, Aga see ei ole veel kõik, mul on kohe üks teine üllatus ka teile pakkuda. Olete te viimasel ajal numbreid vaadanud? Ei, mina täna ei näinud. Sina vaatasid? ma olen loomulikult alati numbritega kursis. Hommikul kohe vaatan üle meilist numbrid ja siis hakkan genereerima, et Jah, mida järgmiseks teha. ma tavaliselt teen ka täpselt samamoodi, aga lihtsalt mul täna millegipärast internet ei olnud, et ma taipasin ruutele restardi teha alles kodunt välja minnes. Aga tööl oli lihtsalt vaigest saaks minna. No mõistate, tehnilised põhjused. Mina olen ka ikkagi nende numbritega vägagi kursis ja need numbrid on ikkagi suhteliselt kõrged meil Ja. ja piirangud päris karmid, aga paistab, et need ei aita. Paistab, et ei aita jah, numbrid ei peata see tegevus, mis siin toimub ja mida me oleme soovitanud. Aga õnneks häid ideid on meil veel, mida siis välja pakkuda, kuidas need numbrid ikkagi väiksemaks saada ja praegu siis olukord hakkab juba lähenema meile juba ühe tuttava Lähiminevikust. lähiminevik, jah, just. Et üldse kaugest sündmusest. Jaa, et mingid teatavad meetodid on juba rakendusel ja Näiteks nagu faktikontroll. faktikontroll. Kunasti oli ka faktikontroll, enne kui midagi tahtsid avalikustada. meie- Keegi vaatas üle, mida tohtsid üldse kirjutada. Meie saatel on ju automaatne Delfi faktikontroll on peal, et nii kui meist keegi peaks midagi ütlema, mis ei ole tõsi või Kohe teaduslik. on bänn peal. Kohe läheb jah. Sama karm on meie peal see faktikontroll kui kõikide ülejäänud meediakanalite peal. Pakkusime selle lauda ise välja, sest et meie teadlastena ju, meil on see võime kõige suurem rääkida ainult Mõtlemisega. Meil on lihtsalt mõtlemisvõime. Aga igal juhul Ja jah, haridus, meil on ka loomulikult kõrgharidus. et numbrid on kõrgel, ikkagi vastik haigus ei tagane. Mõtleme jällegi siis, et välja pakkuda variandi siis taudivastase võitluse siis suurendamiseks. Ja tegelikult see on juba tehtud, et poed on ju kinni ja toimub nagu vanasti järjekorras seismine kuskil tagaukse juures, et Aga inimesed ikkagi mingil põhjusel lähevad sinna ehituspoodi, et Ja vaatavad seal isegi ringi, ei võta ainult seda, mida vaja. ja ei no nüüd praegu, kui pood on juba, on ikkagi rakendatud juba meetod, et sa pead järjekorras seisma, et saada seda, mida sa saada tahad sealt. Et siis tegelikult ikkagi võib juba seal see poetöötaja ju olla taudiga koos ja anda seda vastikut haigust siis edasi klientidele, et siinkohal, et kas inimesed ikkagi ei oska võib-olla iseseisvalt piisavalt headele järeldustele siis tulla, kui nad üritavad midagi, et peast endast, kuidas öelda, analüüsida enne poodi minemist, kas neil ikkagi on näiteks seda konkreetset pumpa või midagi tarvis. ma arvan, et see, et seda kontrollida, et nad ikkagi tarbiksid vastavalt koodile, et peaks rakendama võib-olla talongid siis või? Igal inimesel on luba midagi konkreetselt osta. Jah, talongid Meie isiklikult valideerime, et kas teatud tüüpi asjade soetamine on Üldse põhjendatud, jah. Et kas üldse on põhjust kodult minna siukse asja peale, välja minna? Jaa, loomulikult, et niimoodi me suudame, võib olla need numbrid alla saada, kui kõik inimesed vähemalt proovime võib-olla pool aastat lihtsalt kasutavad talonge ja käivad ainult põhjendatud ostusid sooritamas. Ei see on isegi elementaarne oma tarbimise läbimõtlemine. Me ju kõik teame, et tegelikult on isegi okei prügi sorteerida, sorteerida ära, mida sa viskad minema, et sama peaksime siis ka kehtestama kindlasti ka siis asjade saamisega, et sa sorteerid enne oma peas läbi, mida sul tegelikult üldse vaja on, nii ei satu vist ka midagi üleliigset endale.
või me võime lihtsalt sorteerida inimesi. ja see võib väga hea soovitus, et see võib kliima soojenemise vastu aidata ja Greta tunneks kindlasti selle rakendamise üle head meelt siin riigis. ei, aga ikkagi tagasi tulles, et me saaks ju sorteerida ka inimesi seoses nende talongidega, et ütleme, et kes saab välismaa auto ja kes ei saa. Mida see ikkagi nagu vaktsineerimise, kes No ma arvan, et see oleks mõistlik, jah. kes paremini ikkagi taudi vastu võitleb, sellel on rohkem privileege lihtsalt. See on paraku, elu on selline. Mitte ei saa palgatõusu, kui saad vaktsineerimas käia, vaid siis saad päris nende asju ka lubada, kui sa oled vaktsineeritud ja ikkagi kannada maski iga päev vähemalt siis ööpäevas 20 tundi. Ja no siis, kui oled kuskil nähtaval, et siis ka tasuks maskiga olla. Kus keegi võib näha. Aga on kellelgi veel midagi välja pakkuda, mingisuguseid variante, kuidas me suudaksime inimkonda distsiplineerida nagu rohkem, et seda me üritamegi siin iga päev, kui me saame kokku, me üksteisele kinnitame seda, kas sa pingutasid piisavalt taudivastase võitlusel? Jah, mina pingutasin. Iga kord me kinnitame üksteisele, jah, me oleme andnud ennast kõik, et Eestit niigi lahti hoida. Keegi meile selle eest aitäh ei ütle. Ja, aga ühtlasi, nagu me ka teadlastena teame, siis, et nagu ütleb Eesti vanasõna teadlaste seas, et ega vanale inimesele enam uusi trikke ei õpeta. Et pigem vaktsineerida. Et tegeleme asjade õigeks suunasamisega kohe varakult ning näiteks laseme koolides õpilastel siis vähe sellest, et teadvustada, mis olukord, mis võitlus meil siin hetkel vastiku haigusega on. Lihtsalt nagu paneks neid laulma näiteks võib-olla mingid teatud laule, mis võiksid olla siis tänada, rääkida sellest, kuidas siis tänada meid, teadlasi. Ükskõik keda nagu eliidist ma võiksid rääkida sellest, kuidas teadusmammi ikkagi meie eest hoolt kannab ja see on hea mõte. Aga võib-olla äkki kuulutamegi siinkohal välja ka väikse laulukonkurssi või mis te arvate? Jaa, miks mitte, umbes nagu Eesti Laul, et lihtsalt palume Eesti produtsentidele teha siis teaduspõhiseid ja teadlasi ja eksperte, ehk siis meid ülistavad laulud. Teoseid, jah. Ja need koolis võiks olla kohustuslik selline, et iga päev algab, kus kõik õpilased on rivistatud ilusti klassi või siis koridori võib-olla, siis toimub 2 meetrise vahega. Mask ees ja Marsi taktil mängitakse siis kooli PA-süsteemist mingisugust Marsi muusikat ja siis seis klassi ees ja lauldakse neid ülistuslaule näiteks teadusmammist või Teet Palvingust. Aga jah, laulukonkursi võiks välja kuulutada küll, et nagu meil Indrek Veltmann ka vist tegi ju selle laulu, mis see oli? See oli see vaktsiinipääst päeva. Maailma esimene siis taudi vaktsineerimisest rääkiv laul, et me oleme ikkagi väga õnnelikud, et see tiitel tuli ka nüüd Eestile. Yes. No ma olen sellele väga rõõmus, mul on need loomulikult laulusõnad peas ja miks mitte näiteks ka seda laulda koolis, sundida lapsi seda Ei, no see ikka ei ole ju väga konkreetset isikut ülistav, et samas tegelikult jah. Õiget sõnumit ikkagi annab edasi, kes siis mitte veel, inimesed ise ju ei oska enda tervise eest hoolitseda, meie oskame seda teha, me oleme eksperdid ja mina olen näiteks isiklikult siin nagu ka kuulda on kiles igaks juhuks, et surmavat taudi siin stuudios olijatele, kes on must ikka nagu väga kaugel siin pleksiklaasi taga. Aitäh, et sa meist nii palju hoolid. Jah, võtke heaks. Aga kuidas me saaksime veel inimeste hirme leevendada selle vastiku haigusega seoses sellega nagu? Üllatusega siis äkki. Jaa, meil on ju üllatusvaruks. Ja meil on ju stuudios täna täiesti live ansambel. Valmis seadnud. Kagu-Eesti live ansambel, rokipunt. Stuudios on siis 5 bändiliiget ning bändi nimi on Võmba Leidur. Ja kuna meil on siin ka, kõik elame siin kaasa
Eurovisiooni lauluvõistlusele ja meie Uku on meid esindamas seal, et selle tõttu ongi siis Võmbaleidur valmistanud ette laivis siin stuudios esitama Eesti eurolaulu, kuidas siis öelda, teaduslikult korrektset versiooni. jah, seda on ikkagi ka eksperdid välja valinud ja kes see ikka saab ekspertidest kaelda, et nemad täpselt teavad, kuidas ja mis elu me elama peame. Mis laul hea on. Pane ja palun Võmbaleiduri trummar, ma näen, on seal juba valmis.